Mis asja sa korraldad siin? Kas sa tõesti käisid mõrvale eelneval õhtul Otto Mülleri juures? Jah, aga see ei puutu sellesse juhtumisse siin. See on protokolli rikkumine. Sa teadsid algusest peale, kui sa selle juhtumi vastu võtsid, et sa oled kompromiteeritud, et sa peaksid loobuma. Kuidas ma oleksin saanud ei öelda? See on mu esimene mõrvajuhtum, võib-olla teist sellist ei tulegi. Kurat, sa ei keera mul seda juhtumist perse, raisk. Sa tundsid Otto Müllerit isiklikult või? Ei, ta oli mu isa sõber. Sina võtsid sealt sahtlis selle kuradi relva, va? Ei! Miks sa ise ei oleks võinud seda mulle rääkida? Sellepärast, et ma ei taha sellest rääkida, saad aru? See on minevik. See ei puutu sellesse juhtumisse siin. Ma tean, mis sinu ja su naise vahel juhtus. Ma tean, et sa läksid otse sünnitusmajast sündmuskohale. Ma tean, kui oluline see töö sinu jaoks on. Ma tahan ka tõde teada, sa pead mind uskuma. Monika Müller. Ma mediteerin. Mina olen uurija Agnes Maramaa, ma tulin teid jaoskonda kutsuma. Oleme teile korduvalt helistanud, me käisime teil kodus. Siin ei ole levi. Te olete oluline mõrvajuhtumi tunnistaja. Ma tõesti palun teid, et te tuleksite meiega kaasa. Ja mis siis, kui ma keeldun? Ma võin raudu panna jaoskonda tirida, aga ma eelistan, et tuleks ise. Tere. Tere. Aga rauad mulle meeldivad. Ahah. Monika, sa oled rõõmus, et keegi Otto maha lõi? Miks sa nii arvad? No sa näed nii hea välja. Täiesti pingevaba. Sellepärast ma arvangi, et sa tunned kergendust. Jah. Ma ei tea, võib-olla. Ma ei saa öelda, et Otto mulle meeldinud oleks. Kuigi ta kinkis sulle uue auto. Juba nii hästi minu eluga kursis. Mida sa veel tead? Kellega ma eile lõunat sõin? Mis värvi mu silmad on? Rohelised. Marlen rääkis meile sellest teie väikesest kokkupõrkest. Väikesest kokkupõrkest. See Eit on täiesti sassis omadega ju. Ega see normaalne muidugi ei ole, et noor ilus tüdruk vaatab sellist vana tonti nagu Otto. Ta ei olnud ju nii ebaatraktiivne mees. Tõesti. Sul on selline maitse või? Sulle meeldivad sellised mehed nagu Oliver? Jaa. Mulle meeldivad mehed, kes ajavad oma asja. See nõuab suurt julgust olla ebapopulaarne. Või siis mul on mingi thing perse kukkunud muusikutega.
Thing. Universumi käigud on salapärased. Aga mitte kunagi valed. Need käigud on ju nüüd üsna halvasti välja kukkunud. Otto on surnud. Ja kogu raha läheb Marleenile. Seda me veel vaatame. Kas teie tapsite Otto? Mis sina arvad? Ma arvan, et olete selleks võimeline. Hästi. Räägi meile sellest päevast lähemalt. Mulle on alati meeldinud hästi elada. Minu klaas on täis. Iga ilmaga. Aga minu mees sellest kahjuks aru ei saanud. No tšau. Vaata, mis ma sain. Kas ei ole tore või? Minu uus pisitibu. Ja mida Oliver selle peale ütles? Kas seal midagi halisema jälle, nagu ei sobiks raha vastu võtta? Te vist ei armasta oma meest eriti. Miks ma muidu temaga kõik need aastad koos olen elanud? Te ei ole ju tegelikult abielus. Te ise võtsite endale perekonna nimeks Müller. Ja, aga see ei ole ju keelatud. No suhtes olemiseks on ka ju teisi motiive peale armastuse. Näiteks materiaalseid. No kui juba politsei midagi sellist ütleb. Sellel hommikul te läksite Otto käest raha küsima. Kas te eitate seda? Ja Oskar ütles meile, et sa tülitsesid ka temaga raha pärast. Ossu. Me rääkisime ja sellest. Aga ei, see ei olnud tüli. Kas tõesti isa andis sulle selle auto? No mis mina parata saan sinna, kui ma talle nii kallis olen? See on tõesti tore. Väga kena, et ta siin on niimoodi toetab. No jaa, aga ta ei toeta ju ainult meid. No jah, seda küll. Aga ma arvan, et Oliver peaks sinu eest paremini hoolitsema. See on armas, et sa muretsed mu pärast. Aga tead, eks Oliver käib tööl, teeb, mis ta suudab. Ja samas on see ainuõige, et Otto oma pere eest niimoodi hoolitseb. Oleks mul kõik see raha, ma teeks sama. Otto raha, eks ta ise otsustab, mis ta teeb. Me oleme kuulnud sellest vestlusest mõnevõrra teistsugust versiooni. No kas see ei ole siis normaalne? Kui tal nii palju raha oli, miks ta ei oleks võinud oma perekonda toetada? Nii, et te läksite Ottot tänama? Tema magamistuppa? Kas ma saaksin palun siidrit jääga? Daam soovib drinki. Hästi, aga meil ei ole jaoskonnas alkohoolseid jooke. Poes on. Sa läksid ikkagi Otto magamistuppa, eks? Vau. Tahtsin tänada sind, ma sain auto kätte. Väga hästi on sellega, super luks. Et palju õnne sünnipäevaks. Sa tead, et mulle ei meeldi mõttetud asjad. See ei ole mõttetu asi, see on mäekristall, see aitab selgelt mõelda ja puhastab aurat. Minu aura on puhas nagu Kristuspoisil. Mis maalid need sul siin on? Ma ei tea, mingid Merle suguvõsa pildid, täiesti mõttetu kraam, pildid hirmkallid olema. Võsa ja puud ja ma ei tea, mõtlesin, et viin silma alt ära aita või kuhugi. Mul oli tegelikult üks jutt ka. Mis jutt? Raha? No jah, mul on
mul on natukene vaja kulude katteks. Kui palju? 50 000. Mingi nali või? Ei ole. Aga sinu varade juures ei ole see ju üldse mingisugune summa, eks? Jääb ära. Sa võlgned selle raha mulle. Ma ei võlgne sulle mitte midagi. Tead, ma lähen räägin Merlele praegu kõik ära. Kui sa just pead. Ja seda raha oli sul vaja selleks, et... Täpselt õigel hetkel. Monika siin rääkis meile, mismoodi ta käis Otto käest raha küsimas ja eituse sai 50 000. Ja aga ta võlgnes selle mulle. Võlgnes. Mille eest? Vahet pole. Sest siis läks see päev korralikult perse. Miks? Sest meile saabus minu mehe poeg. Sa kuulsid või? Kuulsin mida? Oliveri laps on siin. Oliveri laps? Segi läinud või? Tuleb välja, et Reili oli rase, kui siit jalga lasi. See hull Reeli. Kui lõpetage ära, mis asja te usute? Kuidas saab Oliveril laps olla, kui te ise seda ei tea? Oliver ise usub. Oliver ise usub, ta usuks seda ka, kui keegi ütleks talle, et siga lendab. See laps võib ükskõik kes olla ju. No kus ta on siis? Ma nägin neid. Seal nad kõndisid. Minu mehe laps, kes polnud minu oma. Sain aru, et ma pean kaval olema. Mis teed seal? Mina võimlen. Ma tahtsin suga paar sõna rääkida. Jah, ei, muidugi räägi, kullake, siis hakkab kergem. Mul on raha vaja. Jah, mul on rahakott toas. Palju sul vaja on? 50 000. $50 000. Ja ma pean sulle Otto kohta ühte asja rääkima. Ma tean. Sa tead? Ma käisin selle tüdruku juures. Ta on laps alles. Noor ja naiivne. Kas see pole kohutavalt labane? Sellise pärast kõik need aastad lihtsalt ära visata. Ära visata? Mida ära visata? Oota, Merle, mis on? Ära istma. Ära. Lihtsalt kui hakkab piltu vedama, siis veab lõpuni ja kõigeks. Nagu lumepall, mis koguneb laviiniks. Tahad juua? Mul siidrit seal. Ei, ma lihtsalt... Merlest polnud Ottole vastast. Ta on nagu Oliver. Head, jõuetud inimesed. Aga mina ei ole allaandja. Kui midagi hakkab halvasti minema, siis läheb lõpuni välja. Hommikul ütleb föön üles, siis on vaja autol starter ära vahetada. Ma kasvasin üles ühes väikeses kohas, väikeses alevikus. Palju räämas, puumaju, palju joodikuid.
ja mul oli onu Inno, kes aeg-ajalt ööbis meie juures. Ja ühel päeval, kui ma olin 5-aastane, tõi isa mulle kingituseks jalgratta. Punase. See oli ainus uus ja ilus asi, mis mul oli ja päriselt minu oma. Mäletan, kui õnnelik ma olin, kui ma sellega tänaval sõitsin, ma olin ilmselt kõige õnnelikum tüdruk sellel hetkel. Kuni ma äkki nägin, et onu Inno sööstab minu poole, hakkab mul seda jalgratast käest ära sikutama. Ma tirisin täie jõuga, hoidsin nii, nagu ma sain oma rattast kinni. Röökisin nagu mingi segane seal tänaval. Aga keegi appi ei tulnud. Oli 5-aastane. Ta oli ju suur mees, muidugi ma jäin oma rattast ilma. Mis annab õiguse ühele inimesele teise inimese õnn niimoodi ära hävitada? Noh, miks nii morn? Täna on ikkagi papa sünnipäev. See teisi ei tahtnud ära oodata, et sööme joome koos nagu perekond. No see seen on ka rohkem mu perekond kui sina. Meie oleme siin kõige kauem olnud, eks? Mis sellega öelda tahad? Ma mõtlen, et kui siin juhtuma hakkab, kelle poolel sa oled? Raha poolel. Ja kui peaks selguma uusi asjaolusid, kas ma võin sinuga arvestada? Mis asjaolusid? Veel mingid asjaolusid peal sul poisi või? Mis Kuule, sa ei või teagi. Mida? Las see jutt jääb praegu meie vahel, eks ole? Ja sa arvad, et Oskar kavatses sel hetkel isa tapmist või? Kust mina tean, mida ta kavatses? Ossu on meil alati olnud selline... Nüüd oli ühtäkki... Kas teil on alati alkoholiga probleeme olnud? Kas sul on alati olnud inimestega suhtlemisel probleeme või? Mida te ette võtsite? Ma ei võtnud midagi ette. Miks sa arvad, et ma midagi ette võtsin? Kui mina satuksin sellisesse olukorda, siis ma arvan, et ma püüaksin midagi ette võtta. Okei, kurat, ma ei kavatsenud pealt vaadata, kuidas mind jälle kõigest ilma jäetakse. Ja mis te siis tegite? Läksin Otto kabinetti. No, mis sa tahad? Tulid ka hüsteeritsema või? Pole ammu meest saanud või? Sa tead väga hästi, mis ma tahan. Ja seda sa ei saa. No, mis sa nüüd teed? Sa ei taha, et ma midagi teeks. Sest kui ma midagi teen, siis see läheb sulle väga kalliks maksma. Ja 50 000 on selle kõrval tühi asi. Mind ei huvita, mida Merle arvab. Seda ma tean, jah. Aga ta ei ole ainukene inimene maailmas. On veel su äripartnerid, rahvusvahelised suhted, avalikkus. Mida inimesed arvaksid, kui nad saaksid teada, milline nende kangelane päriselt on? Või mida Robert oma vanaisast arvaks? Sa bluffid, lipakas. Mida mul siin bluffida on? Minu lugu ei huvita mitte kedagi. Ja näe, sinuga on teine lugu. Kes sind usuks? Vaata ennast. Joodik. Lits. Hull.
Sa tahtsid sealt sahtlist relva võtta, jah? ma tahtsin teda ähvardada. aga see sahtel oli tühi. kas Otto üritas teile külge lüüa? sa ei kujuta ette, kuidas kohtles Otto naisi. või siis noori naisi. mida ta tegi või milleks ta võib. ma pean vetsu minema. koridoris 3. uks paremat kätte. Millal sa mulle rääkida kavatsed? mida? Mis kuradi pärast sa Otto Mülleri juures käisid? Mida enam ma selle tüübi kohta kuulen, seda vähem see kõik mulle meeldib. Kuule. Vabandust. Me ei saa sedasi koos edasi töötada ju. Siis ei saa. Mis me teeme siis? Annad mu ülesse? Lased mu juhtumist eemaldada? Mida sa tegid selle vanamehe juures? Lähme edasi. Mis siis sai? vist oli see kohutav õhtusöök. ja kui see litsuma reied kokku pigistas, mul plaksti prillid nina pealt pooleks, kurat. Monika, saa tuttavaks, minu lapselaps. see on Robert, Oliveri poeg. Poiss, see on sinu isa naine. Väga tore tutvuda. Minu jaoks on küll ikka äge päev. Sain lisaks isale ka uue ema. Võrratu. Robert on muusik nagu tema isagi. Oliver ei ole mingi muusik. Oliveril on väga eriline talent. Aga sellest rääkides, sinu talentidest ma küll ei ole aru saanud. Võib-olla sul on endal selle kohta midagi öelda. Tööl sa ei käi, raha sa ei teeni, lapsi sa ei kasvata. Mida sa teed siin kõik need päevad? See kõlab juba nagu mina, kui mu ema mind üks suvi maasikapõllule tööle saatis. Sulle meeldib põllutöö? Ei, ülipalav oli, lämbe, higi voolas. Mina lihtsalt vaatasin, kuidas teised seal vagude vahel küürutavad. Ise sõin tund aega umbes maasikaid. Ja pärast tõmbasin üldse metsa pikutama ära. Nii et ma arvan, et minust põllumeest küll ei saa. Eks raha teenimiseks ole kergemaid viise. Või mis sa arvad, Monika? Kus sa lähed nüüd? Teised tulevad kohe. Tule tagasi, istu maha! Otto ei võtnud mind ikka veel võrdsena. Pärast kõiki neid aastaid. Kelleks see mees ennast õieti pidas? Et ta võlgnes mulle selle raha. Ma olin tookord just Oliveriga tuttavaks saanud, juhuslikult. Siis ta vanemate juures oli mingisugune pidu, nii et Oliver kutsus mu kaasa. Vaene väike tüdruk, suur uhke maja. Ja tema sõbra isa. Mul on kahju. Kahju. Meil rasedaks. Seal samas majas. Ta naine oli põhimõtteliselt kõrvaltoas. Ma reaalselt ei julgenud iitsatadagi. Kuradi värdjas raisk.
nii et kas mul on kahju, et Otto Müller on surnud? Ei ole. sa jäid rasedaks. see kuradi abort keerati perse. ma sain teada, et ma ei saa enam mitte kunagi lapsi. ise. ma olin pärast seda mustas augus, ma olin põhimõtteliselt surnud. ja siis Otto ütles mulle, et Oliver on nüüd üksinda, et naine on ta maha jätnud, et kas ma siis... ja sa oleks Oliveriga tahtnud lapsi? Muidugi. Miks mul muidu seda raha vaja on? Surrogaatemadusest oled kuulnud midagi? Tahaks ka lõpuks ometi oma elu elada. sa kasutasid seda lugu, et Ottolt raha välja pressida. Millegi eest peab temaga selles elus maksma. See on lihtsalt õiglane. ja sa ei ole sellest mitte kellelegi rääkinud? Kui ma seda Robertit nägin, siis ta on nii Otto moodi. Siis ma mõtlesin, et aga mis siis, kui Reeliga on seesama asi juhtunud, mis minuga? Hei! Hei! Kõik korras või? Lahe vaade. Ma ikka mõtlen, mis tunne oleks olnud siin elada. Esiteks, keegi ei tea, kes sa oled. See ei ole veel kindlaks tehtud, et sa siia päriselt kuulud. Ma luban, ma ostan endale paremad riided, proua Müller. Ja teiseks, ära kujuta ette, et siin on kellelgi hea elu olnud. See on illusioon. Päris äge illusioon. Ikka hea on näha, millest ma olen kõik ilma jäänud. Ma imasin, et see on midagi sellist, aga no seda oma silmaga näha, see on ikka küll mõnus löök vastu vahtimist. Oleme siin kõik hingelt vaesed. Vaeste patuste allee. Vaeste patuste palee. See ei pane pahaks. Anna siia. Võib-olla see ei olegi selline lammas, nagu välja paistad. Ära võta seda kõike nii hinge, mida vanamees sulle ütleb. See ei ole õrna aimugi. Selliseid inimesi on pool Eestit täis. Mehi, kes arvavad, et ainult nende arvamus loeb. Ja selleks ei pea isegi rikas olema. Võib-olla see Nõukogude Liit ütles neile, et aja ainult oma jura ja ära kedagi teist kuula. Võib-olla sellepärast nad ei julgegi enam kahelda ega kuulata. Mida sina Nõukogude Liidust tead? Ma näen, mida see on inimestega teinud. See on hävitanud loomuliku uudishimu ja avatuse. Need inimesed kardavad kogu aeg. Vaata Ottot. Ta ju ka kardab. Sellepärast ta mängibki karmi kutti. Trambib kõikide elude peal, et ennast kõrgemale tõsta. Aga mida ta kardab? Ma ei kujuta ette. Aga mida sina kardad? Ma ei teagi. Okei, et planeet lihtsalt reostatakse ära ja kõik need lahedad loomakesed lihtsalt pandavad ükssarvikud, need surevad välja. See on super kurb. See on tõesti super kurb. Ma kardan, et pole mõtet lapsi saada. Sest tulevik on selle jaoks liiga õudne. Ega minu elu ka mingi lust ja lillepidu pole olnud. Pidin naabrite juures abiks käima, sest mul ei olnud raha. Viskad paar päeva sõnnikut ja juba tunned, kuidas tervel elul on sita maik küljes. Ja samal ajal ma oleksin võinud kasvada siin. Ei mingid lehmi, ei mingid joodikuid poes pingil.
ja õhtu oli pikk ja ma jõin väga palju. Muretsesin Merle pärast, raha pärast, Oliveri pärast. Oliveri pärast. Või no meie pärast siis, jah. No kuulge, ma saan aru, et mul ei ole kõige lihtsam iseloom, ma ütlen asjad otse välja. Oliver on õrn. Te siis ikkagi armastate oma meest? Kahjuks küll, jah. Ometi te räägite ainult rahast. Ja aga raha on võimalused. Pole raha, pole ka võimalusi ju. Ma sain sellest päris ammu aru. Te ei käi ju tööl. Kuule, kas sa tead, mis palka inimestele makstakse või? Ma sain päris pisikesena aru, et mingisugust imet ei juhtu, siis minu elu lendab küll ainult allamäge. Aga teiega juhtus ime. Juhtus jah. Oliver on väga hea mees. Tõesti on, ta on õrn, hooliv. Võib öelda jah, et minuga juhtus ime. Ma olen muide mõelnud, et ma tahaks oma kristallipoe avada. Kristallid, väega esemed. Mis teid takistab? Kuule, kas sa oled idioot või mängid idiooti? Kuule, aitab. Räägime sellest õhtust edasi. Toimus õhtusöök, räägiti hundist, tuli Reeli, tuli Marleen, sa kukkusid. Jah. Ja siis ma pidi vanni tuppa minema, seepärast mul oli plekk leidi peal. Ma olin nii vihane. Miks pidin mina virelema, kui Otto sai kõik, mis ta tahtis? Mis on? See olen mina, Reeli. Ma tahtsin küsida, kas sinuga on kõik korras? Jah. Kas ma võiksin sinuga korraks rääkida? Ma tahtsin sulle öelda, kui väga kahju mul on selle tänase õhtu pärast. Ma ei oleks ise siia kunagi tagasi tulnud. Ausalt öeldes, ma ei tahtnud üldse, et Oliver teaks, et tal on poeg. Ei, mitte Oliveri pärast, vaid kogu selle muu jama tõttu. Otto pärast? Jah, peamiselt Otto pärast. Kui ma siit läksin, siis ma tõesti uskusin, et ma lähen igaveseks. Ma ei rääkinud Robertile kunagi tema isast. Kuidas ta siis teada sai? Otto. Näha on, et sellest ei tule midagi head. Oliveril on uus pere, tal oled sina. Võib-olla te plaanite ka kunagi lapsi. Võib-olla, jah. Mina ja Robert, me lihtsalt ei kuulu siia. Miks sa kõik seda mulle räägid? Tead, ma lihtsalt tahan, et sa teaksid. Ma ei püüa kuidagi teie elu rikkuda. Ja ausalt öeldes ta ei ole eriti mind kunagi kuulanud. Üksikemadus oli kindlasti raske, jah? Raske? Ei. Emadus ei ole raske. See on pigem rõõm. Raske oli hoopis Oliverist loobuda. Ma mõtlesin tihti, mida ta teeb ja kuidas ta läheb. Ma tundsin tema lähedusest puudust. Vabandust. Anna palun andeks. Miks sa siis üldse ära läksid? Mul olid selleks omad põhjused. Ja ma ei kavatse sellest kunagi rääkida. Kui mina peaksin kedagi kahtlustama, siis Reelit. Selline karm naine teeb elus kannapöörde rasedana. Tundub, nagu sa imetleksid teda. Imetlengi.
see nõuab suurt julgust ja selles perekonnas ei ole mitte kellelgi julgust. Välja arvatud Reelil siis. nii et te arvate, et Reeli tulistas Otto Müllerit? Ta on endine laskesuusataja. Eesti meister. Ta oleks ju igal juhul pihta saanud. mis peale Reeliga vestlust juhtus? Robertiga hängisin edasi vist. Ma ei tea, lämisesime niisama. No ja siis juhtus see. Kuidas see juhtus? Marleen. See hull leit lõi mind, ma ei tea, mis talle sisse läks. Või võib-olla tappis tema auto, kust mina tean. Jaa. Reeli Müller on siin. Ta tuli teiega rääkima. Kas ma lasen ta sisse? Reeli Müller. Ei, las ta ootab hetke, aitäh. mida te Otto magamistoas tegite? Marleen ütles, et te tülitsesite seal. Oksen siin vetsus või ma ei mäleta. Kuulge, ma tõesti, ma ei mäleta. Ma olin väga palju joonud ju. Ja kui pauk käis, siis ma olin Marleeniga üleval, jah. Aga see tähendab siis, et mul on alibi ju. Ja peale pauku läksid toast välja? Ei. Ma ei mäleta. Kuulge, ma tõesti, ma ei mäleta mitte midagi, mis edasi juhtus. Ma ei saa sinuga koos töötada, kui sa mind ei usalda. Et sinu valik jääd või lähed. Otto oli mu isa sõber. See on alati niimoodi olnud. Käsi peseb kätt. Perekonnad hoiavad kokku. Otto tahtis teada, et kas ta saab mind kuidagi enda huvides ära kasutada. Läksin talle ütlema, et altkäemaks on kuritegu ja et ma hoian tal silma peal. Nagu näha, siis see ei tulnud mul eriti hästi välja. Mida ta tahtis, et sa tema heaks teeksid? Ma ei saanud seda mitte kunagi teada. Midagi põleb teil või? Ma tahtsin öelda... Tere. Ma tahtsin öelda, et mina tapsin Otto Mülleri.